Pillimehe või artisti elu ei ole kerge, eriti praegusel ajal. Eestis raha ei ole, igal pool muudkui kärbitakse ja koonerdatakse. Kui ikka telefon ei helise ja peokutset ei tule, siis võib pillimehel või lauljal leib laua peale toomata jääda, aga kohe on teie ees 70-aastane heas toonuses härra, kes ütleb, et temal läheb praegu väga hästi. Läheme nüüd Pärnu Jaagupisse kunagise Halinga kolhoosi peole. Maarahval on vanadest aegadest saati kenaks kombeks sügiseti lõikus pidu pidada. Estonia teatri raudvara Voldemar Kuslap on üks nendest artistidest, keda ikka küll laudatakse. Mul on ääretult hea meel teid tervitada ja õnnitleda Kadrioru kui ka isiklikult enda poolt teile nii tähelepanuväärsel kokkutulekul ning lubage soovida nii teile kui ka teie kaudu teie peredele edu, õnne ja võimalikult tugevat tervist. Kuna ma olen oma vaadetele leidnud positiivset toetust küllaltki laialdaselt, siis eelkõige see andiski mulle nii-öelda positiivse tõuke tulla teie toredale kokkutulekule. Ausalt öeldes ma seda masu nagu eriti ei tunne. Õnneks on praegu pidevalt tõesti tööd ja rahvas kutsub siia sinna, nii et esinemisi on üle vabariigi ja see on ääretult tänuväärne lugu, kui rahvas veel sind mäletab ja meeles peab. No mitu aastat teie oma elust olete juba rahvast rõõmustanud? Ma arvan, et kusagil 50 ringis. Teatris sellel sügisel sai nüüd 45 hooaega lauldud. Nii et enne seda ka, nii et ma arvan 50 aasta ringis on läinud küll. Põllumajanduse kollektiviseerimisest ehk kolhooside loomisest möödub tänavu enam-vähem 60 aastat. Seega on Voldemar Kuslap näinud meie kolhoosipidudel nii kolhooside hiilgust kui ka viletsust. Need olid väga armsad ajad, sellepärast et teadagi teatrirahva palk ei oli ju eriti suur ja nii et see oli niisugune tore lisa. Ameerika juut sõidab Iisraeli ja tahab Jeruusalemmis nuttu müüri külastada. Aga tal ei tule see nimetus meelde ja ütleb taksojuhile, viige mind sellise koha peale, kus juudid palvetavad, karjuvad ja peksavad päid vastu seina. Taksojuht viib ta maksuametisse. Kuidas te neid naljalugusid kokku kogute? Ma ei teadnudki, et te nii suur jutumees ka olete. No vanasti oli Sulev Nõmmik sellistel kohtadel kaasas, nüüd olete selle koha ise ära täitnud. Kuidas see anekdootide kogu täieneb? Ma arvan, et üks vaimukamaid kolleege oli kadunud Vello Viisimaa. Tänu temale hakkasin ma ka anekdootilisi lugusid koguma, aga muidugi ka läbi aegade nalju, mis on estoonlastega juhtunud nii laval kui lava taga. Paraku need lood unustatakse koos nende inimeste kadumisega meie keskeselt ja sellest on ääretult kurb, sellepärast et ka need väiksed naljaksed moodustavad ju osakese teatri ajaloost. Nii et ma olen püüdnud eelnevate generatsioonide estoonlaste selliseid naljakaid lugusid veel elus hoida ja rahvale rääkida. No tänasel päeval oli üks mask lavale toodud, mis on kõikide meie ajudesse sisse raiutud. Mis te sellest mehest rääkida oskate meile? Mis meenub mõni naljalugu kindlasti? Jah, on nähtud igasugust elu küll, elu teatris ja teatris nagu elu. Aga see oli jah, meie väga värvikas lähimineviku elukangelane Leonid Iljitš Brežnev. Üks tore kolleeg oli maski pähe tõmmanud ja mul tuleb meelde, kui üks niisugune hästi vana habemega lugu, kui Brežnev avab käriseva häälega olümpiamänge ja loeb paberi pealt sekretär sosistab kõrvalt, need on olümpiarõngad, tekst on allpool.
No Brežneviks, ta on väga kauge minevik ja loodame, et see minevik tagasi ei tule, aga kuidas te endas selle Arnoldi avastasite? No üldiselt ma suhtun suure respektiga selle härrasmehesse, aga kunagi Eino Baskin oma Vanalinna stuudio mitmetes lavastustes kasutas ja nii on seda jah mängitud päris nii mitmetes lavastustes. Kuna ma olen alati nii-öelda igati toetanud kõike, mis puudutab. Vabandage. Ja sama suurt respekti on väärt ka maestro Kuus Lapp ise.